Metsloomakaamera Keen Ranger PT. Kellele ja milleks see mõeldud on, mida tootja selle kohta lubab ning kuidas need lubadused ka päriselt vett peavad, seda kõike kavatsema selles videos välja selgitada. Seega püsi lainel. Boom! Tere sina, kes sa ilmselt enda vajadustele vastavat valvekaamerat otsid. Minu nimi on Toomas ja ma olen täiesti tavaline Eesti mees, kelle kätte kaameramaailm on seekord andnud selle Keen Ranger PT ja palunud teha siis sellest kasutajakogemusvideo läbi tavalise inimese silmade. Selle väikse eksperimendi mõte on anda sulle vahetut ja ausat tagasisidet ning vastata sul tekkinud küsimustele ning loodetavasti aitab see väike video sul valikut siis pisutki kergemaks muuta. Aga aitab sissejuhatusest, lähme asja kallale. Esmalt, mis asi üldse on metsloomakaamera? Metsloomakaamera ehk tavakeeles rajakaamera on siis spetsiifiline kaamera tüüp, mis ennekõike on mõeldud mugavaks abimeheks jahi- ja põllumeestele. Näiteks saab rajakaamera abil teada jahimees, kuidas läheb tema metsatukas elaval mesikäpal ning põllumees saab infot, kui suur on seakari, kes tema kartulit käivad nosimas. Lisaks on tänapäeval saanud rajakaamerast igapäevane abimees loodusfotograafidele ja tore mänguasi pühapäeva matkasellidele. Aga nüüd, mis sorti rajakaamera on see Keen Ranger PT? Keen Ranger PT näol on tegemist Reolingi rajakaamera brändiga, millel on siis 360-kraadine panoraamvaade, sisseehitatud aku ja mis andmete edastamiseks kasutab 4G SIM-kaarti. 2K kaamerasild tagab kvaliteetse pildi ja tasuta nutiseadme äpp teavitab sind koheselt, kui kaamera ees on märgatud liikumist. Samuti annab äpp 24/7 ligipääsu kaamera pildile, olenemata sellest, kus maailma otsas sa ise parajasti asud. Kevadest sügiseni tagab laadjana toimiv päikesepaneel kaamera töös hoidmiseks vajamineva voolu ja seega on tegemist ideaalse rajakaameraga, olgu ta ülesandeks siis pelgalt söödapunkri jälgimine või püüda kauneid kaadreid tetrade pulmamängust. Järgmisena räägime üle kaamera peamised tehnilised näitajad. Nagu ma juba mainisin, siis kaamerasilm ise on 4 megapiksline ja pildiresolutsioon on 2K. Paremale vasakule pöörab kaamera 360 kraadi ja üles-alla kaalutab 140 kraadi. Andmete edastamiseks toetab kaamera 3G ja 4G mobiilsidevõrku. Kaameral on sisse ehitatud 6000 mAh laetav aku. Tal on liikumisandur võimekusega kuni 10 meetrit. Tal on siis automaatne looma ja inimese tuvastamise võimekus. Rajakaamerale mõeldud spetsiaalne infrapunasensor tagab pimedas nägemise võimekuse loomi sealjuures häirimata. Lisaks on Rangeril veel kahepoolne audio ja ilmastikukindluse standard on talle määratud IP65 ehk tegemist on igati ilmastikukindla kaameraga. Nüüd aga vaatame, mis siia karpi sisse on pakitud. Boom! Nii, need on siis need asjad, mis siia karpi pakitud on. Hakkame siis otsast vaatama. Esmalt siis õhtustar ise ehk Keen Ranger PT. Tegemist on siis sellise peopesa suuruse kaameraga. Nagu juba mainitud, siis see kaamera käib tal siin korpuse otsast paremale vasakule ja see kaamera silm käib üles-alla. Siin taga on tal siis antennipesa, mida ma näitan hiljem eraldi. Siia siis käib kas päikesepaneel või laadija. Siin on tal siis sisse-välja lülitamisnupp, samamoodi veekindla korgi all. Ja pisut peidus on sihukene asi nagu SIM ja mälukaardi pesa. Hetkel ta ei ole peidus, aga kui te pakendist välja võtate, siis ta võib olla teil siin all, siis peate näpuga ta niimoodi nähtavale rullima. Ja siin all on siis peidus mälukaart ja SD-kaart. Siin on tähtis juurde mainida seda, et SIM-kaart ei tule kaameraga kaasa. Seega tuleb sul andmemahu edastusega pakett koos SIM-kaardiga oma mobiilioperaatorilt lisaks tellida. See on siis igakuine lisatasu, millega tuleb kaamerat soetades arvestada. Hea uudis on see, et kaameraga on kaasas 32 gigabaidine mälukaart ja samuti pakub Reolink rajakaameratele vägagi mõistliku pilvesalvestamise võimalust. Nii saad olla kindel, et salvestatud materjal kaamera hävinemisel või varguse korral kaotsi ei lähe. Tõsi, see tuleb siis taaskord eraldi vastavalt vajadusele teenusena juurde osta. Ja viimati, kui ma vaatasin, maksid pilveteenuse paketid hinnavahemikus 4–12 eurot. Aga nii palju siis peasüüdlasest, vaatame, mis siia veel kaasa on pandud.
Siis on siin pakendis kaasas Kronstein, millega seda kaamera kinnitada. Ja kinnitada saab seda Kronsteini siis kas kruvidega või siis rihmaga, näiteks puu külge. Ja see kaamera ise käib siia pessa sisse. Ja siin on eraldi siis kuuskant võti, millega saab selle kaamera siia Kronsteini külge kinni keerata. Samuti on siis kaasas see kuuskant, mida teil vaja läheb, kruvid juhuks, kui läheb vaja, USB-C mikrolaadimiskaabel, antenn, mille võime siia külge ära panna, see käib siis siia antenni pessa, nagu ma näitasin. Nii. Ja siis on päikesepaneel, vaatame korra, mis siin all siis on. Päikesepaneel 3-meetrise kaabliga, minu arust võib-olla oli isegi pikem. Päikesepaneeli kinnitus Kronstein ja samamoodi kui tahta, siis saab päikesepaneeliga rihmaga kinnitada. Ja erinevad kruvid. Nii. Ja samuti on kaasas siis hunnik manuaale, mida tasub tegelikult korra sirvida, sest siin on päris palju kasulikku infot selle kohta, kuidas seda kaamerat paigaldada. Ja ongi kõik. Nüüd aga vaatame siis, kuidas see kaamera töökorda seada. Nagu ma juba mainisin, siis Kiini näol on tegemist Reolingi tootega ja seega tuleb teil esimese asjana laadida enda nutiseadmesse alla Reolingi äpp ja teha sinna kasutaja. Tegemist on täitsa eestikeelse rakendusega ja on vabavarana saadaval nii Google Play's kui App Store'is. Seejärel sisestame kaamerasse SIM-kaardi. Nii, SIM-kaart, nagu juba mainitud, käib tal siia silmamuna taha, nägu alla poole. Ja siin on üpris peene kunst, kuidas see siia sisse saada. Mina kasutasin pastakat. Nii, ilusti klõpsuga kinni. Kate peale tagasi. Ja muideks, kui sa lähed operaatori juurde SIM-kaarti tellima, siis maini kindlasti, et sul on vaja ilma PIN-koodita SIM-kaarti, vastasel juhul see kaamera ei suuda sul võrguga ühenduda. Aga nüüd SIM-kaart on sees, ilma PIN-koodita, lülitame ta siit sisse. Nii, tuli läks põlema ja nüüd teeme lahti enda äpi. Nii, äpidelt lahti ilmub ta selline pilt, ainult et teil ei ole juba ühte kaamerat registreeritud siia äppi. Siis vajutada siit ülevalt paremalt nurgast pluss märki, mis tähendab, et lisa uus seade ja skaneerite selle põhjal oleva QR-koodi. Okei, suht äkiline. Nii, installiseerimine algab. Nii, nüüd vaja seadmine parool luua. Paneme kaamera maailm. Nii, valmis. Järgmine. Nimeta oma seade. Paneme kaamera maailm kamo. Valmis. Järgmine. Nüüd ta sulle räägib siin, et mis siis on mõistlik selle kaameraga teha ja mida mitte, ehk kuidas ja kuhu paigaldada. Loete selle ilusti läbi, panete alt järgmine ja siis saab siit selle kaamera QR-koodi endal telefoni albumisse tõmmata. See on kasulik juhuks, kui näiteks selle kaamera peal kulub see QR-kood ära, aga teil on vaja seadmesse sisse logida, siis vähemalt on see QR-kood teil pildina telefonis albumis olemas. Paneme siit lõpeta ja voilà, vähem kui 2 minutiga on kaamera ja äpp teil omavahel sõbraks tehtud. Äpi juures ma pikemalt ei peatu, sest tegelikult on siin kõik täiesti lihtne ja loogiline. See on siis see peamenüü, mis avaneb siis, kui te äpi lahti teete. Siin kaamera all on teil siis kõik kaamerad, mis on äpiga ühendatud, minul siis antud juhul 2. Pilvemenüü alt saate siis manageerida kõike seda, mis jookseb teil läbi pilveserveri. Ja siin on võib-olla üks oluline koht veel, mida tasub rajakaamera omanikul teada, on see kaart. Teoreetiliselt saab siin kaardi peal GPS-i järgi näha, kus kohast teil kaamera asub. Ma ei ole seda ise küll katsetanud, aga nagu see on see, mis teoreetiliselt sellega võimalik teha on, vähemalt teate. IoT all asuvad siis kõik muud seadmed, mis ei ole kaamerad ja mis on Reolingi seadmed, näiteks nutikad uksesilmad ja nii edasi. Ning siit ülevalt vasakust 3 triibu alt saate siis äpi ülesesse peamenüüsse, kus siis saate hallata enda kasutajat, jagada selle ligipääsu pereliikmetega ja nii edasi. Nii palju üleüldisest äpist, nüüd vaatame natuke lähemalt, mida selle konkreetse mudeliga on võimalik teha. Selleks klikime siia kaamera pildi peale ja esmalt avaneb teil siis nii-öelda kiirmenüü.
vaatame, mida siin siis teha annab. Nii, kui te vajutate siia play peale, siis ta hakkab teile edastama mobiilse andmeside kaudu kaamera live pilti. Keerame ta näiteks näoga siia minu poole. Nii, siit saate pilti pausile panna, siit saate pildi heli maha võtta või videoheli siis. Siin saate selle nupuga teha endale kuvatõmmise telefoni albumisse. Samamoodi saate otse live pilti panna telefoni albumisse salvestama. Siis järgmine nupp on võib-olla see, millel tasub natukene rohkem tähelepanu pöörata, ehk siit saate valida pildi kvaliteedi, mis kvaliteedis pilti teile hetkel edastab. Ehk andmemahu kokkuhoia mõtteks on mõistlik hoida see sujuva peal ehk madala pildiresolutsiooni peal, sest näiteks nagu praegu näeme, siis ta võtab siit ülevalt, on näha 522 kilobaiti sekundis mahtu ja kui me paneme selle 2K peale, siis näete, mis andmemahuga juhtub, ta peaks siin kuskil 3500 peale kerkima. Isegi rohkem kohati. Ütleme siuke 3–3500 kilobaiti sekundis. Ehk kõvasti rohkem andmeid võtab, kui te vaatate otse pilti kogu aeg 2K-s, ehk paneme sujuva peale tagasi. Nii, siin all saab siis kõneleda kaameraga või kaamera ette. Juhuks, kui tahate tervitada, ma ei tea, varblasi, põtru. Tere! Nagu näete, siis toimib. Siis klipiga saate zoomida. Näiteks, kui te näete, et pildi taga kuskil justkui midagi toimub, päris täpselt ei saa aru, mis seal toimub, siis saate zoomida. Näiteks ilusaid vuntse. Okei, paneme selle kinni. PTZ on siis kaamera see panoraam funktsioon, ehk saate siit pöörata kaamera pilti paremale vasakule, üles alla, kontrollida perimeetrit. Ja taasesituse alt saate siis vaadata kõike seda, mida kaamera on mälukaardile salvestanud. Taasesituse kataloog on tal üpris kasutajasõbralikult disainitud, ehk siit saate siis kuupäeva järgi valida, eks ole, millise kuupäeva klippe soovite vaadata ja siin on kellaajaliselt ilusasti ajajoon näha ja ajajoone peal on siis nii-öelda kohad, kus on mingi liikumine toimub ja kus toimunud ja kus on kaamera salvestanud. Ehk vastavalt sellele saate vaadata hommik õhtu, kell 11 ja nii edasi. Siinkohal tasub rääkida ka siis video allalaadimise funktsioonist. Ehk näiteks ütleme, et te tahate seda klippi enda telefoni allalaadida. Paneme selle korra pausi peale. Siis esmalt tuleb teile valida siit samast kvaliteedi nupust, kas te tahate kõrge või madala resolutsiooniga videot endal telefoni laadida. Näiteks kui paneme siit, et ma tahan selge kvaliteediga. Ja siis vajutades üleval paremal nurgas on allalaadimisnupp ja kui te siia vajutate, avaneb teil uus aken, kus siis vajaduse saate veel seda klipi pikkust korrigeerida. Siin siis näete, mis kvaliteedist pilt teile või video teile telefoni tuleb ja vajutades laadi alla saate siis selle klipi endal kaamerast telefoni laadida. Nii palju siis kiirmenüüst. Ja kui te arvate, et see on kõik, siis ohei, sest siin alles põnev osa algab, ehk lähme vaatame nüüd, mida peenhäälestuse juures teha saab ja selleks tuleb siis vajutada siia hammasratta ikoonile. Esimesena on siis patarei menüü, mis ilmselt palju seletamist ei vaja. Mis aku kestvusesse puutub, siis ma katsetasin seda kaamerat kokku kuskil 4 päeva koos siis päikesepaneelist laadijaga ja kõikidel päevadel suutis päikesepaneel akut kenasti täis hoida ja kui ööga ta seal langeski isegi aku maht 97–98% peale, siis sisuliselt esimeste valgete tundidega suutis paneel aku uuesti jälle täis lüüa ja niimoodi siis terve päev teda hoida. Loomulikult on õiglane mainida, et mina katsetasin seda kaamerat keset suve ajal, mil Eestimaal on päikest kõige rohkem, aga samas internetis selle kaamera kohta materjali otsides leidsin infot, mis väidab, et isegi pimedal ja külmal ajal on kaamera aku mahu kulu kuskil 5–8% päevas. Loomulikult ma ei oska seda infot küll kinnitada, aga samas ei ole mitte mingit põhjust ka mul selles kahelda. Nüüd aga liigume menüüs edasi järgmise ploki juurde, milleks on kuva. Siit saab siis muuta või vaadata kõike seda, mis seostub pildiga. Ja kõige olulisem on siit ehk see kvaliteedi menüü. Siin on siis aru saada, kuidas toimub rajakaamera, mis ei larista andmemahtu ja hoiab kokku energiat. Samas salvestab võimalikult kvaliteetset videopilti.
Nimelt on antud mudelil siis kaks erinevat kvaliteeditaset, selge ja sujuv. Tõlge on küll pisut segadust tekitav, aga loogika seisneb selles, et kaamera salvestab samaaegselt kahel erineval kvaliteeditasemel materjali. Vaikides ehk by default on kogu kaamerapilt, mis sa äpis näed, sujuval kvaliteeditasemel. See on madalama pildiresolutsiooniga ja selle mõte on äppi igapäevaselt kasutades hoida kokku andmemahtu ja energiat. Samas salvestab kaamera mälukaardile ka kõrge pildiresolutsiooniga materjali ja see kannab nime selge kvaliteeditase. Seega saadki vajadusel vaadata mis iganes salvestatud materjali ka hea kvaliteediga. Ma loodan, et see selgitus oli loogiline ja arusaadav ja igatahes siit saab siis muuta selle mõlema kvaliteeditaseme seadeid. See on selge ja see on sujuv. Ülejäänud kuva all olevad sätted on pigem teisejärgulised, aga eks siin saab igaüks ise avastada ja katsetada. Järgmine on siis audio. Nagu tutvustuses juba mainitud sai, siis antud mudelil on kahepoolne audio, mis tähendab seda, et sa kuuled, mis valvataval alal toimub ja samas saad äpi kaudu kaamera ette rääkida. Siin saab siis sisse-välja lülitada heli salvestamist ja reguleerida alarmi ja kõlarite helitugevust. Järgmine plokk on valgustus, mis võiks vabalt olla ka kuva all, sest tegelikult see ei saa siin muud midagi teha, kui infrapunavalgustust sisse-välja lülitada. Siit edasi tulevad siis alarmiseaded ja esimene on PIR liikumisandur. PIR on siis antud valvekaamera kõige olulisem andur, mis tegeleb liikumise tuvastamisega. Ehk kui sa siit selle PIR anduri välja lülitad, siis kaamera enam liikumist ei tuvasta. Samuti saab siit muuta siis PIR anduri tundlikkust, ehk mida tundlikumaks sa anduri seadistad, seda paremini ta liikumist tuvastab. Samas, mida tundlikum on sensor, seda suurem on ka valehäirete arv, sest kaamera ees langev puuleht või virvendav putukas võib anduri käivitada. Järgmine sektsioon on tuvastusalarm ja selle esmane valik on tuvastustsoon. Siin saab siis näpuga pildile joonistades määrata ala, kus kaamera liikumist tuvastab ja kus mitte. Ütleme, et sa üritad nagu mina jõe ääres saada kobrast filmile, aga jões on hundinuiad, mis kogu aeg virvendavad. Siis siit saad sa määrata, et seal piirkonnas kaamera liikumist ei tuvasta. Sama saad siis teha loomade ja muude liikuvate objektidega. Järgmine asi, mida siin muuta saab, on nutika tuvastuse tundlikkus. Ehk kuna see kaamera suudab eristada looma ja inimest, siis siin saab eraldi muuta seda, kui tundlik ta kummagi tuvastamisel on. Ma julgen öelda, et kogu see tundlikkuse paika loksutamine võtab aega. Iga valvatav ala on erinev ja iga inimese vajadused võivad olla erinevad. Seega tasub arvestada sellega, et optimaalsete sätete leidmiseks tuleb nende tundlikkustega pisut mängida. Samuti tasub kaamera paigaldamisel arvestada sellega, et PIR-andur tunneb ristipidi liikumist paremini ära kui otse kaamera suunas liikumist. Saamaks paremat aimu kaamera võimekuse kohta, testisin seda ka pisut parklas ja minu tagasihoidlikutest katsetustest selgus, et kui PIR-tundlikkus ja nutika tuvastuse tundlikkus on 100%, siis suudab kaamera ristipildis tuvastada inimese liikumist circa 8 meetri kauguselt ja otse liikumist tuvastada circa 4 meetri kauguselt. Muutes kõik tundlikkused 75% peale, sain tulemuseks mõlema liikumise puhul 4 meetrit. Metsas seadistasin kõik tundlikkused 90% peale ja olgugi, et mul kobrast filmile püüda ei õnnestunud, siis registreeris kaamera vähemalt kenasti linnu toimetamised. Samas rõhutan, et neid kaamera katsetusi ei maksa võtta lõpliku tõena. Nii, lähme edasi. Tuvastusalarmi alt leiate veel objekti suuruse määramise võimaluse. Siin saate siis samuti näpuga ekraanile joonistades täpsustada looma või inimese suurus konkreetsel alal. Kaameras salvestamine. Siin saab siis muuta kõike, mis hõlmab salvestamist, aga kõige olulisem on ilmselt see liikumisjärgse salvestuse kestus. Tähendab see siis seda, kui kaua kaamera salvestab peale seda, kui ta on tuvastanud liikumise. Vaikides on selleks valikuks 8 sekundit, mis on ilmselt pisut vähe ja mille võiks panna vähemalt 15 sekundi peale. Järgmine plokk on märguandeseaded. Tõuketeated on siis klassikalised telefoni märguanded, mis tähendab seda, et kui need on sisse lülitatud, annab sulle kaamera sekundite jooksul teada, kui ta on märganud liikumist või ka aku hakkab näiteks tühjaks saama. See sai täitsa kenasti katsetatud ja toimib nii nagu kellavärk. Kui sa tahad, siis siin saab samamoodi endale märguanded ka e-postile tellida ja juhul, kui sa kasutad seda kaamerat näiteks valvekaamerana, siis siin saab sireeni sisse lülitada.
aga hakkame ka vaikselt lõpule jõudma, viimased peenhäälestused veel jäänud. Siin saab siis kaamera ligipääsu jagada QR-koodi kaudu näiteks enda perekonnaga. Ja siin on üks selline huvitav võimalus nagu intervallvõte. Seda sai siis täiesti katsetatud ja ma kujutan vaid ette, kui kihvt video võib saada näiteks aasta aegade muutusest looduses. Ja viimase asjana saate siis muuta seadme parooli ja ajasätteid. Aga nii palju siis äpist ja peenhäälestusest, räägime pisut ka pildi kvaliteedist. Nagu ma mainisin, siis selle Keen Rangeri maksimaalne pildiresolutsioon on 2K ja maksimaalne kaadrisagedus on 15 kaadrit sekundis. Olgugi, et mul suuri loomi kaamerapilti püüda ei õnnestunud, siis andsid metsas saadud kaadrid piisavalt usku kaamera võimekusse ning parklas tehtud katsed näitasid, et isegi 10 meetri pealt võib inimese näojooni tuvastada. Pimeda aja pildi kvaliteet saab minult aga pisut vähem punkte ja selles on ilmselt süüdi madal kaadrisagedus, mis tekitab päris põneva kummituse efekti. Samas 1-2 meetri pealt tegi infrapuna enda tööd ilusti ja pilt oli vägagi selge ja detailne. Nii, nüüd olemegi selle põgusa kasutajakogemusvideoga lõpusirgele jõudnud. Ja viimase asjana vaatame, millised on siis minu hinnangul selle Keen Ranger PT suurimad plussid ja miinused. Alustame miinustega. Suurim miinus on ilmselt väike kaadrisagedus ehk pilt võiks olla pisut sujuvam. Kui päevasel ajal sellega suuresti probleemi ei olnud, siis öise pildi puhul andis väike FPS endast kiiresti märku. Teine miinus on rohkem mugavuse küsimus kui reaalne probleem ja selleks on Reolingi äpp. Nimelt on äpp konkurentide omadega võrreldes pisut konarlikum. Esiteks on tõlge tihti kummaline ja eksitav ja teiseks on menüü kohati ebaloomulik. Nüüd aga plussidest, mis need miinused iga kell üles kaaluvad. Esimene ja suurim pluss rajakaamera vaatevinklist on ikkagi selle 360-kraadine panoraamvaade, mida saab ülimugavalt äpis kontrollida. See annab võimaluse ühe kaameraga hoida silm peal massiivselt panoraamil. Teiseks tugevuseks on ikkagi see, et kaamera on ülimalt kokkuhoidlik. Suurem osa aastast suudab ta tänu päikesepaneelile ilma lisalaadimata hakkama saada ja samuti on ta andmemahu kasutamisel tagasihoidlik. Lõpetuseks, ma loodan, et see väike kasutajakogemusvideo läbi tavainimese silmade aitas sind ja sa said vastused küsimustele, mis sind huvitas. Ja kui läks lausa nii hästi, et see sama Keen Ranger PT on just see, mis sinu nõudmistele vastab, siis video alt leiad lingi kaameramaailma veebipoodi, kus saad antud toote endale lähimasse pakiautomaati tellida. Mina tänan tähelepanu ees ja turvalist ning mõnusat tegutsemist.